Sorokin ja Allan Roosileht. Tere hommikust! Hommikust! Aga meie hommikutervitus on tühine selle kõrvalt, et ma ei ole vist olnud väga pikka aega stuudios, kus on niisugune all-star orkester on kohale saabunud. Nii palju tähtsaid tegelasi ühe korraga näha stuudios. Mul on täna tõeline rõõmupäev, sellepärast, et ma võin teile järjest hakata neid tutvustama. Stuudios on Uku Suviste. Ole hea, ütle oma tervitus siia. Mikrit sa võid öelda juba. Tervist. Stuudios on Koit Toome. Tere. Stuudios on Lauri Pihla. Ja stuudios on Mikk Saar. Mida sina rõõmustad, Allan? Meil on siin fännide ordid on siin lausa ukse taga. Bussiga toodi kohale lausa. Kõik vaja naised on kogunenud. Autogrammid pärast, ärge tulge nii palju, praegu ei mahu siia. Autogramme saate pärast. Pärast on ansamblil Lovely Boys, on aeg ka autogramme anda. Lovely Boys! Lovely Boys! Oodake veidi. Ansambel Lovely Boys. Kuidas teil tekkis mõte teha oma bänd? Te panete ju kõik edetabelid kinni, te olete ju kõik meistrid edetabeleid vallutama, igaühel on näidata ette mõni hitt ja kui te nüüd koos teete ühe hiti, siis see on ju, sellest saab ju megahitt. Kes nüüd räägib ja kelle eest? Lauri hakkab rääkima kohe. No ma siis räägin, tegelikult me ju, eks ole, siin Eesti Laulu konkursil ju, eks ole, tulime kokku ja tegime selle hitsingli valmis, aga siis, kuidas see siin oli täpselt? Sellega ei läinud läbi või? Uku ja Koit vist hakkasid siin mingit oma projekti tegema. Tühjad pihud olid. No just, tekkis siuke väike solvumismoment, siis me läksime üks laiali, 2 ja 2, mina lõin Mikuga kampa, nagu ma ütlesin, Koit ja Uku siis. Aga nüüd me oleme ära leppinud, suvi on tulemas ja raha sai otsa ja nüüd nagu siin suured bändid tulevad tagasi, ja Take That on jälle tagasi ja nüüd Lovely Boys ka jälle koos. Et põhimõtteliselt tegite comeback, jah? No hakkame tegema, jah. Laupäeval siis näeb teid juba TV6 huumorigaalal ja siis kus kohas nimelt? Nii, no igaks juhuks on spikker ka kõik ees. Vene Kultuurikeskuses. Ise ka ei tea veel, kuhu minema peavad. Ei, väga korralik bänd on saadab, manager teab, ega bänd on ju, manager on ka siin ju. Laulame meie, läbi siin nagu soja on. Me oleme siuke tüüpiline manageri kokku pandud pop-projekt. Aga ehk siis jah, laupäeval Vene Kultuurikeskuses ja meil on ka täpne kellaaeg, kontsert algab nimelt 20:11. Kui palju te panete rõhku kostüümidele, tähendab, kui palju teie jaoks on veel üldse vaja kostüümile rõhku panna, sest näod on ju iseenesest juba niisugune visiitkaart, et praktiliselt kui teie seltskond praegu kuskil läheb, te võite jalaga Valgemaja uksega lahti lüüa ja öelda, et me tulime nüüd laulma ja kõik on vaimustuses. Ma arvan, kostüümid ongi selle peale, see ongi meie põhiline trump, ma arvan, et laulda oskavad kõik, aga selliseid kostüüme ikkagi igal mehel ei ole. Selle bändi põhipoint on ikka imidž. Võite kirjeldada ka natuke oma kostüüme. Osa kostüüme on vist päris reklaami või niisugused legendaarsed, näiteks need latekstagi, mis Koidul seljas on seal. Jaa, no need on täiesti legendaarsed tagid juba, on olnud kormoranides siin seljas meestel ja on... Ja nüüd on sinu seljas? Ja nüüd on minu seljas, nii et see tagi saab aina nii-öelda, jah. Ja see oli ka Märdi seljas, siis kui ta sinu laulu laulis, Märt Avandi. Just, siis oli Märdise ka seljas, nii et... Nii, aga Koit, mul oleks selline küsimus, et sa esitad oma seda väga popi hiti Nädala lõpp Märt Avandi sõnadega. On see nii? Jaa. Ja kas sul ei ole mõtet tekkinud, et sa võiksid näiteks ka edaspidi Märt Avandil lasta sellise kiiksuga sõnu oma lauludele näiteks kirjutada? Ei, muidugi, et see on väga lahe oli, kuidas see asi kõik välja kukkus ja mul ei ole midagi selle vastu, kui 2 nii andekat tüüpi nagu võtavad ja otsustavad natukene minu kuulul nalja teha, et see on absoluutselt teine kordki, ma olen seda muuseas väga mõned korrad vahel esitanud kui ma hakkan seda nädalalõppu lugu oma kontsertidele esitama, siis ma tavaliselt vahel teen niimoodi, et ma teen ühe salmi või ühe refräänile, olen ette nende sõnadega ja see tõmbab rahva korralikult käima, nii et see toimib. Stuudios on siis Uku Suviste, Koit Toomel, Lauri Pihlap ja Mikk Saar, aga Uku ja Mikk ei ole veel suurt rääkinudki. Rääkige ansambli rahaasjadest. Teadupärast on ju selge see, et kõige raskem tehe on alati 2-ga jagamine, kõige raskem matemaatiline tehe. Sellepärast võetakse relvad välja, läheb madinaks, teil on vaja 4 peale jagada. 4-ga jagamine, kui raske see tegelikult on? Mikk, ütle nüüd midagi ja Uku rääkida. Me jagame 3-ga, siis lahutame veel 1, peaks nagu 4-ga tulema kokku. Nii et te enam-vähem teete võrdselt. Vähem võrdselt, jah. Lauri ei saa midagi, ma sain aru. Aga selle järgi ei loeta, et kellel on nagu üksikult juba, ütleme, raadio number 1 hitte on rohkem
rohkem, et see saab nagu suurema papi? Ei, see siin ei loe midagi. Me oleme selle bändiga ikka kõik nagu suhted võrdsed. Ja millele sina rõhku paned? Ansamblis. Ükskõik. Mikk on selle bändi nagu siuke bad boy. Jah, tema on paha poiss meil bändis, et räägib üks vähe. paha poiss peab olema ka bändis. Räägib vähe ja teeb palju. Vähem juttu ja rohkem. Aga teie uut hitti on juba, sellest on juba tegelikult linnalegendid on juba sündinud, nii-öelda lugu nimega Pain on valmis. Ma usun, et meil on aeg varsti kuulajateni see lugu tuua. Kui te lubate, siis ma panen ühe soojendusesineja teile. Otsisin, et et midagi väga niukest tugevat ja siis ma leidsin, et Desirelessi Voyage võiks sobida soojendusesinejana. Lihtsalt käia läbi nii-öelda. Väga kõva ei tohi ka olla, eks ole. Soundlas olla ka natuke vaiksem. Ma panen veidi vaiksemalt, jah. Sellepärast, et põhibänd tuleb siis kohe pärast seda. Me hakkame siis sooja tegema. Stuudiosse on saabunud Mikk Saar, Uku Suviste, Koit Toome ja Lauri Pihlap. Kõik mehed on kohal ja neil on uus bänd. Lovely Boys, me just äsja rääkisime sellest, et täiesti uus bänd on sündinud. Laupäeval Vene Kultuurikeskuses astub see bänd üles, aga mitte ainult nemad. Seal on suur sümfooniaorkester on laval. Seal on Lembitu Kuuse täiesti äraarvamatus, täiesti ootamatus rollis. Tegemist on TV6 huumorigaalaga, kuhu saab ka pileteid osta ja laupäeval algusega kell 20:11, nii naljakas kui see ka pole, on siis see kellaaeg. Miks just selline kellaaeg? On teil kellelgi aimu täpsemalt, kes oskab rääkida? Miks niisuguse täpse ajaga peab arvestama? Koit, oskad sa midagi? No, kultuuripeali. Jaa. Kõik asjad on omavahel seotud. Kas te olete ka selles projektis? No, absoluutselt, muidugi. No nii. Olete siis ka vastava erakonna liikmed nüüd juba kõik või ei ole veel? Jõuab veel. Ei kommenteeri. See ei ole ka kõige tähtsam. Rääkige parem sellest, kuidas te valmistute, Uku, kuidas sina nüüd hommikuti, on sul hommikud algavad kuidagi teistmoodi ka, kuidagi tähtsamalt või? Ja ma katsun hiljem märgata, et oleks hääl siuke just sellele loole nagu kohas on. Siuke karvane ja raske. Aga nagu me aru saame ka, siis te tegelikult siin asendate natukene meie selliseid lembelaulikuid, kes on kuskil seilamas kaugetel vetel ja siis olete nii-öelda nagu täidate selle tühja koha ära. Tätet ja Matveret praegu ei ole. Jumal tänatud. Jah, tõepoolest. Nemad on ära ja... No tegelikult nad on mitu korda nagu Tele2 kaudu teada andnud, et nad sooviks selles projektis väga osaleda, aga kus nad praegu on? Oi, nad on ikka nii kaugel. Pole oluline, sest me paneme peopüsti ilma nendeta laupäeval juba. Nemad oleks ainult pidurid, ma arvan, sellele peole vist. Aga huumorigaala. Seekord on meie võimalus siis sellist pärimusmuusikat esitada sellise orkestriga nagu Vahva Pill. Nii et tulevad hitid esitusele. Lauri, milline on Jaan Tätte lemmiklaul sinu jaoks? Mida sa kodus kõige rohkem kuulad? Minu jaoks, ehk siis Jaan Tätte repertuaarist? Jah. Kus pean ütlema, et plaat on täitsa olemas. Isegi, jah? On täitsa olemas. Aga ühte konkreetset lemmikut ma praegu ei julge öelda. Parem ütle. Ei ütle. Nii, aga kuulaks siis nüüd, me oleme nii palju... Mis puudutab neid rahvapille, siis tõepoolest meil on seal üks vahva rahvapilliorkester või bänd, millega me esitame sellise etnilise fiiliga tuntud hitlugusid, igaüks enda oma siis. Ja loomulikult on kohal ka suur orkester. Suur sümfooniaorkester. Sümfooniaorkester. Wow. Et tegemist ei ole mitte niivõrd pulli naljaüritusega, või on tegelikult ka siuke meeleolukas ja lahe kontsert. No nii. Huumorit jätkub kõigile. Aga me nüüd tahaks kuulda seda hitti, mida hakkavad kõik nii-öelda DJ-d kohe varsti miksima ja loodame, et kõik lauljad õpivad ka ise need sõnad endale selgeks ja nagu ma aru saan, siis meil on täna siin superpillid ka kaasa. Tuletame meelde, kes on stuudios. Meil on Uku Suviste, Koit Toome, Lauri Pihlap, Mikk Saar ehk ansambel Lovely Boys on siis selle täiesti uue koosseisu nimi ja praegu tuleb esimene hitt, millest on nii palju räägitud. Keskturul naised on täiesti leilis, lähed basseini, seal on naised pikali ja täitsa märjad ja meie nüüd kuuleme seda lugu ja vaatame, mis lugu siis niisugune põnev on. 3, 4. Why, oh why, you left me with your broken heart. Whoa. Why, oh why, you tore me apart. One more time. Why, oh why, you left me with your broken heart. Whoa. Why,
You tore me apart. You tore me apart. Niisugust koori ei ole meil siin stuudios kunagi olnud, tõesti täiesti fantastiline. Autogrammi kütid ründavad meie stuudiot. Vau, see on Vau 2 topelt-V-ga. Niisiis, laupäeval kõik see ilus leiab aset juba Vene Kultuurikeskuses, kes tahab siis TV6 selline tähtis üritus. Ja poisid saavad veel võimaluse proove teha, viimaseid proove. Koit, sa tahad midagi lisada? Ma lihtsalt kuulasin mu hääl nii šefid kajas. Tahad veel proovida, jah? Kajas. Vajab jubesti. Igal juhul me ütleme nõnda, et kallid kuule, kõik rebige raudselt laupäeval siis Vene Kultuurikeskuses ja kell 8.11. 20.11 tähendab isegi. Ja Mikul oli veel üks lugu, mida ta tahtis meile veel... Kas sa tahtsid seda, kas sa selle South Parki lugu teed meile lõpetuseks? Ei, aga kas sa lõpetuseks äkki, sina oled, ma tean, ansambli pahapoiss, jah. Mikk Saar on ansambli pahapoiss. Ma ei viitsi hommikul. Tema oli viimane, kes nüüd teada, et ta peab meiega laulma tulema, nii et ta sai täna hommikul teada, et ta natuke on selle... Et ta on ka bändis. Aga me saame hakkama. Tal on lihtsalt see värk, et ta hommikuti tavaliselt enne kella 3 ei laula põhimõtteliselt. Aga täna oli suur asi, et me ta tegelikult siia kaasa saime stuudiosse. No väga lahe. Debüüt. Nüüd on siis järgneb siin stuudios meil veel suuremat sorti ühispildistamised, ühislaulmised, kõik fännidele autogrammide jagamised, sellepärast et fänne on tulnud siia, tõesti, ma ei ole nii palju rahvast näinud siin stuudio ukse taga. Kuule, aga mul on veel üks teine teadaanne ju, et kallid kuulajad, kui ka teie tahate võita endale neid pileteid, siis kes ei viitsi oma rahvi välja käia, see läheb Star FM-i Facebooki bännilehele, sest et me jagame ka seal kutseid. Nii-öelda, et aga kellel ei õnnestu võita, siis see peab kahjuks, ma ei tea, siis kas mingit piiks laene võtma või lihtsalt oma pangakaarti natuke tühjendama, sest see kontsert on absoluutselt seda väärt. Aga suur tänu tulemast Star FM-i hommikuprogrammi Uku Suviste, Koit Toome, Lauri Pihlap ja Mikk Saar ja öelge siis nüüd midagi lõpetuseks inimestele. No me kirjutame siin veel nüüd maja ees 2-3 tundi autogrammi, et kes soovib meid oma silmaga näha, siis tulge siia.